Sinu sõnad hakkavad kaotama väärtust, kui sinu teod ei ühti nendega. Sõnad on võimsad. Need on viis, kuidas me väljendame oma mõtteid, tundeid ja lubadusi. Sõnad võivad inspireerida, julgustada, tuua lootust ja luua usaldust. Kuid kui sõnad ei leia peegeldust tegudes, hakkavad need kaotama oma tähendust ja kaalu. See tähendab, et kui sa räägid üht, kuid käitud teisiti, hakkab sinu sõnum muutuma tühjaks ja ebausutavaks. Inimesed pööravad tähelepanu sellele, mida sa teed, mitte ainult sellele, mida sa ütled. Lubadused, mis jäävad täitmata, sõnad, mida ei järgita tegudega, tekitavad pettumust ja usaldamatust. Kui näiteks keegi lubab midagi olulist teha, kuid jätab selle tegemata, siis kaob usaldus tema suhtes. See võib juhtuda nii eraelus, töökeskkonnas kui ka laiemas ühiskondlikus kontekstis. Sõnad ilma tegudeta muutuvad lihtsalt heliks, tühjaks müraks, mis kaob õhku. Teod räägivad kõnekamalt kui sõnad. Kui ütled, ma hoolin sinust, aga käitud ükskõikselt või teed pidevalt haiget, siis sinu sõnad ei mõju kuigi tõsiselt. Kui lubad, ma teen selle ära, kuid jätad tegemata, siis kaotavad need lubadused usaldusväärsuse. Sinu tegevused on need, mis kinnitavad või purustavad sinu sõnade tähenduse. Sama kehtib ka ettevõtetes juhtimise tasandil või töötajana. Juht, kes räägib suurtest eesmärkidest ja väärtustest, kuid ei näita nende nimel üles pühendumust ja järjepidevust, kaotab oma autoriteedi. Töötajad ja kaaslased hakkavad kahtlema tema motiivides ja usaldus tema otsuste osas kahaneb. See võib viia meeskonna motivatsiooni languseni või halvenenud tulemusteni. Sõnade ja tegude kooskõla on oluline ka iseenda suhtes. Kui lubad endale midagi, näiteks tervislikum eluviis, rohkem aega perele või uue oskuse õppimine, kuid ei tegutse selle nimel, tekib pettumus iseendas. See viib enesehinnangu languseni ja soovimatuseni uusi lubadusi anda. Seetõttu on oluline olla enda vastu aus ning muuta oma välja öeldud sõnad tegudeks. Mis juhtub, kui inimesed liiga tihti ütlevad üht, kuid käituvad vastupidiselt? Mõnikord on põhjuseks hirm, ebakindlus või laiskus. Teinekord on põhjusteks lihtsalt teadmatus või oskamatus seada realistlikke eesmärke. Aga ükskõik, mis selle põhjuseks ka ei oleks, lõpptulemus on sama. Kui sõnad ja teod ei kattu, kannatab sinu usaldusväärsus ja suhete kvaliteet. Sellepärast on hea reegel. Mõtle enne, kui ütled ja kõik lubamised kaalu hoolikalt läbi. Kas sa oled ka päriselt valmis tegema seda, mida sa ütlesid? Kui lubad, siis pea oma lubadust. Kui räägid, lase oma tegudel seda kinnitada. See on tõeline märk tugevusest, siirusest ja vastutusest. Lõppkokkuvõttes. Inimesed mäletavad sind pigem selle järgi, mida sa tegid, kui selle järgi, mida sa rääkisid. Sõnad võivad olla algus, aga teod on see, mis annab nendele sõnadele elu ja tähenduse. Kui su sõnad ja teod käivad käsikäes, oled sa usaldusväärne, austatud ja tõeliselt mõjuv inimene. Seega, pea meeles, sinu sõnad hakkavad kaotama väärtust siis, kui sinu teod neid ei toeta. Tee oma sõnadest oma teod ja siis ei pea sa kunagi kartma, et sinu sõnad jäävad teistele tühjalt kõlama. Aitäh kuulamast ja järgmiste kohtumisteni!